Tere kõigile! Täna me siis jätkame tavaliste protsentülesannete lahendamisega. Võib-olla mitte nagu tavaliste ülesannetega, sest täna minu meelest on natukene siis keerulisemad ülesanded kui tavalised. Aga nagu ma kirjutasin e-koolis, et kui te oskate raskemaid ülesandeid lahendada, siis nagu tavalised eksami ülesanded, mis on reeglina nad küll on nagu pakuvad head mõtlemist ja ei ole üldse lihtsad, aga kui te oskate selliseid nagu natukene raskemaid ülesandeid hästi lahendada, siis eksamite ülesannetega ka saate väga ilusasti hakkama. Aga esimene ülesanne, meil on täna ainult 2 ülesannet, aga kuna need on keerulisemad, siis sellest piisab, ma arvan. Aga jah, esimene ülesanne kõlab järgmiselt. Et sel nädalal meil on olemas nagu mingi toode, mida siis müüakse ja on olemas infoks, et sel nädalal alandati siis selle toote hinda P% võrra. Siin on see täht P ja kui ma loen lõpuni, siis ma seletan, mis siin nagu selles ülesandes toimuma hakkab. Aga ja siis mitme protsendi võrra tuleb sel nädalal suureneda toote müük, et võrreldes eelmise nädalaga suureneks toote müügist saadud sissetulek P% võrra. Et esimene asi, mis tuleb selle ülesande juures tähele panna, on see, et meil ei ole mingit konkreetseid andmeid antud selles ülesandes. Ehk siis nagu tegelikult siin oodatakse vastust, mis oleks nagu kuidagi avaldatud selle P kaudu. P on nagu ainus parameeter, mis on meil selles ülesandes olemas. Ehk siis kasutades seda me peamegi vastust kuidagi avaldama. Ja hakkame siis nagu lugema ja aru saama sellest, mis siis selles ülesandes toimubki. Sissetulek. Et alustame siis tagapoolt. Et millest koosneb sissetulek? Sissetulek, ma võin kirjutada, et see on hind korda siis toote müük. Ja siis selle toote müügi all ma mõtlen, et kui palju nagu eksemplare sellest tootest oli siis vastaval nädalal müüdud. Ehk siis niimoodi siis leiaks see sissetulek. Ja nüüd küsimus on selles, et kuidas me nagu koostame mingid võrrandid, et seda ülesannet lahendada. Aga seda võrrandit me siis koostame just selle küsimuse põhjal. Et me teame, et sel nädalal alandati toote hinda P% võrra. Paneme siis XX. See on hind eelmisel nädalal. Ja siis olgu Y toote müük eelmisel nädalal. Siis me teame, et selle eelmise nädala sissetulek on meil XY. See ei ole siis päris see, mis meid selle nagu suure võrrandini viib. Aga see on ka progress. Me teame, et siis sellel nädalal alandati selle toote hinda P% võrra. Ja ma praegu toon sisse uue muutuja. Ma tähistan U-ga P jagatud 100-ga. See on lihtsalt lihtsuse mõttes, et meil oleks, et need avaldised, mis praegu hakkavad siis tahvlile tekkima, et need oleksid siis lihtsamal kujul. Et see U on tegelikult täitsa loomulik muutuja, sest näiteks kui meil oleks nagu see P 20%, siis me nagu lihtsalt teeme sellest protsendist murru. Et me kõik teame, et nagu 20% vastab tegelikult see murd 0,2. Ja seda ma teengi tuues sisse
selle uue muutuja. Ja tähistame siis seda protsenti, mida me peame leidma Q-ga. Et no P ja Q, täitsa toredad tähed. Ja olgu siis see teine uus muutuja V ja siis Q jagatud 100-ga. Ehk siis see Q on päriselt see, mida me peame leidma, aga praegu, kui ma selle võrrandi hakkan koostama, ma töötan siis selle V-ga, sest nii on lihtsalt lihtsam. Okei, ja meil on öeldud, et me tahame, et see praeguse, et võrreldes eelmise nädalaga, siis selle nädala sissetulek suureneks P% võrra. Ja siis meie uue muutuja keeles oleks see siis XY, see on siis eelmise nädala sissetulek, korda 1 pluss U. Sest miks see kehtib? Seda saab lihtsalt näha sellest definitsioonist ja sellest, kuidas siis defineeritakse see, et mingi suurus on siis suurenenud mingi protsendi võrra, aga jälle, kui P oleks 20%, siis kui mingi suurus suureneb 20% võrra, siis see tegelikult tähendab, et me korrutame selle arvu siis 1,2-ga ja see meil siin tekibki. Okei, ja ma pean siis teisele poole võrdust ka midagi kirjutama, et meil tekiks võrrand. Aga okei, mida me saame kirjutada? Et meie toote hind alandati P% võrra. Okei, kui see on meie hind, siis tegelikult selle nädala hind oleks X korda 1 miinus U. Ja siis korda Y, sest Y on siis selle toote müük, aga me peame, meil küsitakse just, kuidas me teda muutma peame, et see võrdus meil kehtiks. Ehk siis tegelikult siin tulebki see uus muutuja mängu. Sest me tahame leida mitme protsendi võrra, me siis peame tema siis suurendama. Okei, ja me näeme, et nüüd meil tekiks täitsa normaalne võrrand. Sest praegu me suhtume sellesse muutujasse, kui me oleks tema väärtus siis teadnud. Ja me näeme, et meil on siin XY korda 1 pluss U ja siin on meil ka olemas X ja olemas Y. Seega me võime mõlemad pooled siis 1 jagatud X korda Y-ga läbi korrutada ja me saame, et 1 pluss U võrdub 1 miinus U korda 1 pluss V vist. Ja siis me saame juba, me tahame praegu leida see V ja avaldame praegu 1 pluss V. Sellest võrrandist 1 pluss V tuleb ilmselt 1 pluss U jagatud 1 miinus U. Oleme edasi. Viime selle ühe paremale ja siis saame, et V on 1 pluss U jagatud 1 miinus U ja veel miinus 1. Ja kui me tahame, ma siis teen seda, ma arvan, see on päris kasulik samm, et viime siis need kaks asja ühele nimetajale, к общему знаменателю приведем. Ehk siis korrutame selle ühe 1 miinus U-ga. Ja kui me seda teeme, siis lugejas meil tekib 1 pluss U ja siis siia tuleb miinus 1 pluss U. Ja me peame siis läbi jagama 1 miinus U-ga. Ehk siis see lõppvastus meil tuleb 2 U jagatud 1 miinus U. See on siis see vastus, mis meil praegu tekkis ja me oleme peaaegu omadega mäel. Ja siis, kuidas me siis lõppvastuseni jõuame? Okei, selle ma juba kustutan. Siis ma vajan ruumi natukene juurde. Ja siis me saime V kätte.
aga V on meil Q jagatud 100-ga. Ehk siis tegelikult, kui me tahaksime saada Q, mida me praegu leiamegi, me tahame just protsent saada. Me saime murru, kui me leidsime V, aga me tahame protsendi. Ehk siis lihtsalt korrutame selle avaldise 100-ga ja paneme siis U asemel P jagatud 100-ga. Sest me teame, no praeguses ülesandes me teame ainult selle muutuja P väärtust. Okei. Ja kui me seda teeme, siis mis meil tekib? Meil tekib see, et Q võrdub meil 100 korda 2 korda P jagatud 100-ga ja siia alla tekib 1 miinus P jagatud 100-ga, aga see on sama, mis 100 miinus P jagatud 100-ga, ehk siis nagu see lõppvastus tuleb 200 P jagatud 100 miinus P-ga. See on meie lõppvastus. Ja see ülesanne võib-olla oli päris, no ma ei ütleks, et see on lihtne, vähemalt sellegipoolest, et seal on nagu suhteliselt pikk tekst ja selles viimases lauses tegelikult peidub just see kõige olulisem võrrand selles ülesandes. Ilma temata ei oleks võimalik seda ülesannet siis ära lahendada. Ja veel üks oluline asi, kui te tegelete protsentidega, siis minu soovitus teile oleks kasutada mitte neid protsente endi, vaid ma arvan, et on palju mugavam töötada just nende murdudega, sest nende abil saab kirjutada selliseid toredaid avaldisi. Muidugi me saaksime lihtsalt kasutada siin selle U asemel kohe P jagatud 100-ga ja siia me oleksime siis pannud Q jagatud 100-ga, aga siis need valemid on palju, need tulevad päris kohmakad ja ei ole lihtsalt nendega mõnus töötada. Aga see oli siis esimene ülesanne ja vastus meil nagu sõltub sellest P-st. Ehk siis sel juhul öeldakse, et me lahendasime mingi ülesande üldjuhul. Et kui siin oleks näiteks 10%, siis me lihtsalt leidsime siis üldvalemi, mis kehtib iga selle parameetri P korral. See oli siis esimene ülesanne, jah. Teine ülesanne. Meil on olemas toode ja seda müüdi siis ka nagu eelmises ülesandes, aga siin selles ülesandes on tingimused natukene teistsugused. Ehk siis toodet müüdi alahindlusega P% tavahinnast. Ja selle hinnaga müümisel saadud kasum oli Q% toote omahinnast. Ehk siis meil on kaks mõistet, tavahind ja omahind. Ja sellest räägime siis natukene hiljem. Ja mitu protsenti toote omahinnast moodustaks kasum juhul, kui seda oleks müüdud siis tavahinnaga. Et meenutame, mis asi on tavahind, mis asi on omahind ja kuidas siis tekib kasum. Okei. Meenutame, meil oli selline tund, mille nimi oli siis hindade kujunemine. Ja me teame, et tavahind on meil omahind ja omahind on siis see, mis hinnaga tegelikult see ettevõte või pood või mis iganes, mis müüb seda toodet, mis hinnaga ta ostab seda. Ja siis sellele lisandub juurdehindlus, mille suurus on juba määratud siis selle ettevõtte poolt või mingi poe poolt, mis seda toodet siis müüb. Ehk siis niimoodi siis arvutakse tavahind. Ja nagu eelmises ülesandes toome sisse järgmised tähendused. Et U on meil P jagatud 100-ga ja V on meil Q jagatud 100-ga. U ja V-ga on lihtsalt, nagu ma ütlesin juba, mugavam töötada. Okei, kui meil on alahindlus P% ja siis tähistame
omahinna siis X-iga ja juurdehindluse Y-ga. Ja alahindlus B%, see tähendab seda, et no meil tavahind on X pluss Y ja me siis vähendame selle arvu siis B% võrra, ehk siis kasutades seda tähistust me saame sellise asja. X pluss Y korda 1 miinus U. Ja me teame, et selle hinnaga müümisel saadud kasum, kuidas arvutakse kasum? Kasum tuleneb siis juurdehindlusest. Meil on olemas mingi nagu selline hind ja siis selleks, et saada kasum, me peame sellest hinnast lahutama oma hinna. Sest oma hind on just see nagu raha suurus, raha kogus, mida maksis see ettevõte, et selle toote ära osta. Et järelikult no, ta kulutas X eurot ja kuna meil müüdi see toode sellise hinnaga, siis selleks, et leida kasum, me peame X-i sellest avaldisest lahutama. Ja millega ta võrdub? Me teame, et see saadud kasum oli 6% toote omahinnast ja omahind on X. Järelikult me teame, et meil see kasum, mida me praegu tähistame tähega K, kasum jagatud omahind oli võrdne meil just V-ga. No see väljendabki seda, et see kasum moodustas omahinnast 6%. See on just see, mis on siin selles tekstis kirjas. Ja sellest võrdlusest me saame avaldada K. Ehk siis no, see on ekvivalentne meil sellega, et K võrdub X korda V. Ja paneme selle sisse. Ja see küsimus, mis meid huvitab, on see, millega võrdub siis kasum sel juhul, kui see oleks müüdud tavahinnaga ja kui see oleks müüdud tavahinnaga, siis on ilmne, et see kasum meil võrduks selle juurdehindlusega. Sest kui see oleks müüdud siis tavahinnaga, ehk siis hinnaga X pluss Y, siis kui me lahutame X pluss Y-st X-i, siis me saamegi Y. Ehk siis tegelikult me tahame leida, millega võrdub siis see suurus. Kuidas seda teha? Esiteks avame seal sulud selles avaldises. Me saame X miinus XU pluss Y miinus YU miinus X võrdub XV. Paneme tähele, et see X ja see miinus X, nad koonduvad. Ja me tahame Y-it leida, siis see meil tuleb selline. Ja X-i siis viime paremale. Siis siin tekib X korda U pluss V. Nii. Ja siis paneme tähele, et me oleme peaaegu saanud kätte sellise murru. Lihtsalt jagame, korrutame mõlemad pooled, siis meil X jagatud X korda 1 miinus U. Kui me seda teeme, siis vasakul meil tekibki see soovitav murd, aga paremal meil on selline tore avaldis. Okei, me oleme peaaegu valmis selle ülesandega. Jääb ainult siis U ja V asemel kasutada neid P ja Q. Ja siis tegelikult me praegu leidsime selle suhe siis murruna, aga me tahame selle saada protsentides. Järelikult me peame veel mõlemad pooled korrutama 100%-ga. Ja siis paneme nende U ja V asemel need asjad siin. Ja siis siia tekib P pluss Q jagatud 100-ga ja lugejas meil on 100 miinus P jagatud 100-ga.
ja veel korda 100. Okei, kui me võtame selle muru, no siis tegelikult muruga jagamine on pöördarvuga korrutamine. Kui me teeme sellest pöördarvu, siis me jõuame meie lõppvastuseni. See on p pluss q jagatud 100 miinus p ja korda 100%. See on siis meie vastus. Ja see ülesanne oli päris raske. Seetõttu, et me pidime esiteks aru saama sellest, kuidas kujuneb tavahind. Et meil peaks olema siis arusaam, et see on omahind, ehk siis hind, millega see ettevõte või poekett või mida iganes ostab selle toote, pluss juurdehindlus, mis on siis täielikult määratud siis selle ettevõtte poolt näiteks. Ja siis, kui meil oli see tehtud, siis kasutame lihtsalt kõik need teadmised, mis meil on siis ülesandest antud selleks, et koostada see põhivõrrand. Ja selles võrrandis, no me tegelikult ei tea, millega võrdub X, millega võrdub Y, aga hea asi on selles, et me ei pea X-i ja Y-id eraldi leidma. Me peame leidma nende kahe arvu suhe ja seda teha on lihtsam. See ei sõltu meil üldse muutujatest, mida me ei tea. Selles ülesandes meil on antud P ja meil on antud Q. Ja need U ja V-d on siis lihtsalt nagu põhimõtteliselt need P ja Q, aga natukene teistsugusel kujul ümber kirjutatud. Ning ja, me lihtsalt avaldame siis selle soovitud suhe nende muutujate kaudu, mis on meie jaoks, mida me teame. Ning ja, selline ülesanne. Loodetavasti need põhjendused oleksid teile jaoks arusaadavad ja kui midagi jäi arusaamatuks, siis kindlasti küsige minu käest. Ja need olid siis need 2 keerulisemad ülesanded, ma ütleks, aga need on väga õpetlikud ülesanded ja ma arvan, et niimoodi on kõige parem matemaatikat õppida üldse, et läbi keeruliste ülesande lahendamise. Soovin teile toredat päeva ja uute kohtumisteni.